Ja? Aga kui ma ütlen midagi sellist, mis puudutab veendumusi, siis on väga oluline teada, mis allikast, kas on usaldusväärne allikas. Ja kõneaktide teoorias on oluline see kõneleja staatus ja tingimused. On olemas sellised kõneaktid, mida võivad läbi viia ainult spetsiaalsed inimesed ja veel spetsiaalses olukorras spetsiaalselt riieldavad. Võt näiteks isa Philipp võib andestada patte, aga mitte igal pool. Ta praegu ei saa, isegi kui väga tahab. Ta peab spetsiaalselt riietuma, istuma spetsiaalse tooli peale ja see, kellel andestakse patte, peab ka läbima spetsiaalse protseduuri. Ka kohtu istub. Ja? Kohtunik ei saa määrata mingisugust karistust, isegi kui tal on absoluutselt õigus, näiteks seal baaris. Teda valesti teenindakse, ta võtab kohvrist haamri, lööb vastu lauda ja ütleb, 10 päeva tingimisi. Ei saa, ei kehti. Ta võib seda teha, aga see ei kehti. See on ka väga oluline veendumuste kohal. Kes ütles ja kui tõsiselt seda võib öelda, sõltub sellest, mis olukorras ta seda ütles. Vürst Vjazemski oma vanas märkmikus, vana märkmik on selline nimi on tal. Mitte ta kohe ostis vana märkmiku, aga sellisena ta publitseeris. Sinna ta kirjutas igasuguseid juhtumid Peterburile. Kohtuvad 2 inimest oma vahel ja üks niimoodi hingeldades jookseb juurde ja ütleb, tead mis? Jumalat pole olemas. Kes sulle ütles? Vürst Šerbatov Gastini dvoris. See on kaubamajas. Leidis ka koha. Nii. Kõik. Allikas on diskrediteeritud. Seda ütlust me ei saa. Siin ei ole midagi arutada kõik. See ei kehti. Lihtsalt. See on väga oluline veendumuste puhul. Et nad tuleksid ja nad on tagatud autoriteetse allikana. Kui me vaatame nüüd kooliharidust, siis me näeme, et need asjad mida peab andma kool ideaalis, mõlemaid. Nii teadmisi kui veendumusi. Tihtipeale need asjad lähevad omavahel sassi. Ja mida kool veel peaks andma, on kriitilist analüüsi. Nende teadmiste põhjuste kohta ja veendumuste allikate kohta. Meid õpetakse igasuguseid asju koolis. Kuid meid koolis peaaegu kunagi ei õpetata, miks nad niimoodi õpetavad. Mis on nende teadmiste või nende veendumuste alus või allikas. Koolis peaaegu kunagi ei mingisuguse nähtuse analüüsil ei kasutata alternatiivseid teooriaid. Ja isegi kui kasutatakse, siis tihtipeale see on seotud üsna suure vastumeelsusega. Kõik teavad, et Ameerika koolides on selline obskurantistlik seisukoht, et seal 19. sajandil olid niinimetatud ahviprotsessid. Et mõned koolid ei lasnud endale, ei lubanud darwinismi õpetada. Selle asemel bioloogias õpetati piiblilugu. Nii, midagi analoogilist on tulnud ka praegu Ameerika koolidesse, kuid nüüd selliste obskurantide positsiooni väljendavad just darwinismi pooldajad, kus mitmes osariikides kohtud võtsid otsuse, et darwinismi küll õpetatakse koolis, aga õpetatakse alternatiivseid vaateid. Et darwinismi õpetatakse mitte kui veendumust, ja? Aga kui teadmist, mida võib järelikult kõrvutada teiste teooriatega. Ja üks nendest on siis piiblilugu. Ja siin need progressi jungrid olid väga selle vastu, et ei tohi midagi darwinismi kõrvale õpetada. See ongi see veendumus, mida antakse teadmiste pähe.
kõigepealt ma eristasin loomingut ja arusaamist, siis nüüd ma siiski tahan välja tuua mõned väga olulised või vähemalt ühe väga olulise ühisosa, mis on nii loomingus kui arusaamises. Ma nimetaks seda ühisosa askeesiks. Mõlemad on seotud sellega, et inimene ületab oma egoismi piirid. Raskem on kujutada ette inimest, kes on rohkem egotsentriline kui kunstnik. Samas, sellest juba täna nimetatud Jacques Maritain juba põhjalikult ütles, see, mis ühendab, see, mis on kunsti kvintessents, on askees. Inimene loobub iseendast mingisuguste teiste eesmärkide jaoks, mis tema arvates on kõrgemad. Need võivad sugugi mitte olla religioossed, nad võivad olla puht esteetilised, isegi nad võivad olla antireligioossed, aga ta teenib neid. Teistsugune askees on seotud arusaamisega, mõistmisega. Kõige lihtsam moodus reageerida mingisuguse ütlusele, vaadata, kas ta on kooskõlas minu veendumustega või mitte. Juhul kui on, siis väga hea, see on järjekordne kinnitus neile. Juhul kui ei ole, järelikult ei ole vaja, kuid selline strateegiat on väga levinud, aga siin ei ole tegemist reaalse mõistmisega. Reaalne mõistmine on alati seotud sellega, et ma pean loobuma vähemalt osa iseendast. Ma pean endast tegema mingisuguse ruumi teise inimese arvamise jaoks. Selles mõttes mõistmine on alati isiklik. Seda rõhutasid juba 19. sajandi hermeneutika rajajad, nagu Schleiermacher, Dilthey ja teised. Kui klassikaline situatsioon lähtus sellest, et me peame aru saama seda, mida ütlevad need sõnad. Kui me saame aru, mida ütlevad need sõnad, mida ütlevad need laused, siis me saimegi millestki aru. Siis Schleiermacher, kes oli Hegeli kaasaegne ja ka märkimisväärne filosoof, aga ta oli veel ka praktiline pastor. Ja tema jaoks arusaamine oli ennekõike evangeeliumist arusaamine. Ja ta tundis, et tal on vähe sellest, et ta saab aru, mis need sõnad ütlevad. Ta tahab aru saada sellest, mida Kristus tahab nendega öelda. See tahab aru saada mitte sõnadest, vaid sellest, kes räägib. See on see sõna ja vaimu vahekord. Ühelt poolt vaim väljendab ennast läbi sõnu, aga teiselt poolt ta ei saa ennast kunagi lõpuni adekvaatselt väljendada. Sõnad on vahendid, mis lubavad luua ühendust, aga samas nad ka takistavad. Niisiis, oluline on jõuda selleni, mis on sõnade taga. Ja ideaalne hermeneutiline situatsioon on see, kui mina saan endast identifitseerida ütluse autoriga. See on utoopia. Mitte kunagi ma ei saa päris identifitseerida. Mitte kunagi me ei saa päris aru teisest inimesest. Kuid mida rohkem me loobume iseendast, mida rohkem me püüame olla teise inimese nahas, seda täieslikum on see arusaamine. Tuleks tagasi lõpuks sellest, millest ma alustasin. Et kas haritus on seotud sellega, et olla efektiivne tänapäeval. Väga levinud arvamus on see, et näiteks teadus, tehnika, teised sellised majandusvaldkonnad arenevad progressiivselt ja nende arengu progress on iseseisnev ja positiivne väärtus. Ja need, kes takistavad progressi, need on mingisugused reaktsioonilised jõud ja nii edasi. Muuseas on vastandatud ka intellektuaalsed ja aatelised või eetilised omadused. Kristlus ja ma ütleks, et tänapäeva teadus selles mõttes erinev. Ma arvan, et õppetunnid on sellised tänapäeva teaduse arengus, et neid asju ei saa eristada.